usk ja tegelikult ebausk, see 13 ja nõnda läheb minu arvates pigem sinna ebausu kategooriasse, et need on täitsa ise asjad ja ebausust võib üldse rääkida veel pikemalt. Ma enne ütlesin Jaanekule, et võta siis see must kass ka kaasa, kes läbi jookseks, aga ta ütles, et ei jõua. Aga tegelikult ma tahtsin hakata pihta hoopis muudest asjadest. Esiteks ma tahtsin öelda, et me ei ole täna siin Annikaga nagu kirikuõpetaja ja kultuurinõunik, vaid me oleme nagu klassiõde ja klassivend ja nagu kaks täiesti normaalset inimest. Ja me ei ole mingid institutsioonide esindajad või nõnda, et üks esindab kirikut, mina esindan Rahvusraamatukogu ja nüüd me peame kuidagi mingit tähtsat juttu ajama. Me räägime teiega juttu, me räägime omavahel juttu ja ma mõtlesingi, et ma tõmban selle värgi lahti hoopis teistest asjadest ja natukene just sellest, et kuidas sa kasvasid kokku sellega, mille abil sa praegu neid tekste üldse kirjutad? Või see oli nii vara, et sa ei mäletagi enam? Ma ei tea, ma mõtlen, mitu sajandit peaks selleks tagasi minema tegelikult. Ma ei tea seda. See on nagu tead, Mao tee või jälg kivi peal, mine sa võta kinni, kuidas kasvatakse kokku Jumalaga. See ei ole ju midagi sellist, nagu kasvamine üldse, kes meist oma kasvamist suudab hinnata või analüüsida. Veel vähem seda, mis toimub su vaimus, ei saa sentimeetrites mõõta. Ma tõesti arvan, et see on kusagilt selline, ma ei tea, geneetikas, veres juba otsapidi sees. Muidugi, sajandeid on mu peres kirikuõpetajaid olnud, vähemalt reformatsiooni algusesse, vähemalt 16. sajand algusesse tagasi ulatuvad meie peres kirikuõpetajate see jada sinna tahapoole, lihtsalt ei tea, ei näe. Aga kindlasti, kui ma hakkasin 15-aastaselt sünnitusmajast tööl käima, siis ei olnud see kuidagi moodi tollal, vähemalt uneski, ei olnud see minu jaoks mingi teekond vaimulikuks saamiseni. Eks? Aga eks ma olin selle sees kasvanud kuidagi üsna niimoodi rahulikult, see oli väga enesestmõistetav, mõelda Jumalast, usaldada teda, aga need asjad niimoodi päris sujuvalt siiski ei lähe ja võib-olla on isegi parem, et nad nii ei lähe, et ka minul oli vaja hilisemas seas, vanemas seas, 20ndate alguses vanemas seas, eks ju, teha ära oma üsna rasked kukerpallid, kukkumised, langused, tõusmised, murrangud. Et ka nagu isiklikult sellest aru saada, et seda armu vastu võtta. Nii et ma arvan, et ühtepidi võib minna sajandeid tagasi ja siis läbi kogu lapsepõlve see suund või see vaim seal sees, aga ikkagi pidid olema ka väga tõsised murrangud ja otsused mu enda jaoks, mis ei viinud ka veel selleni, et minust kirikuõpetaja saab. Need olid päris valusad asjad, mis mind tegelikult selleni viisid. Valusad ja selle valu läbi ka nagu armu saamise kogemused. Ja nüüd ma siis tõesti kirjutan. Aga mitte ainult ei kirjuta, vaid ka elan koos oma kogudusega ja inimeste keskel ja see kirjutamine, võib-olla see on see koht, mine tea, kas ma pärast üldse midagi siin vahel saan rääkida, et kus ma tahan Jaanek sulle sügava kummarduse teha, kui te mõtlete, et kus see Annika nüüd niimoodi hakkas järsku raamatuid kirjutama, mina ei ole kunagi mõelnud, et minust ei olegi saanud kirjanikku, minust ei saa ilmselt mitte kunagi kirjanikku, aga Jaanek on see, kes võttis minust kinni ja ütles, et sa pead kirjutama ja sellest saab umbes 10 aastat nüüd juba me siin rehkendasime, kui ta suutis mind ära veenda, et on oluline püüda sõnastada seda kristlikku sõnumit mitte ainult koguduses, mitte ainult kirikus kristlaste keskel, vaid püüda seda sõnastada nõnda, et see puudutaks ka laiemalt inimesi, kes võib-olla pelgavad kirikut, kes pelgavad
ristiusku, kes pelgavad üldse kasutada sõna Jumal ja ma ei ole seda väga julenud teha ja noh, Janek, ma ütlen tõesti müts maha sinu ees, sa oled teab, kui palju pidanud mind ikka ja jälle julgustama ja ärgitama, et ma kirjutaks ja ma olen kogu aeg kõhklev ja kahtlev, kas see on vajalik, sest see on ka tohutult raske töö, ma ausalt ütlen teile, jutluse kirjutamine ka ei ole kerge, aga edasi jaoks lugude kirjutamine on veel märgatavalt raskem töö. Ja niimoodi ma siis neid asju, mida ma nagunii mõtlen, mida ma nagunii läbi elan, püüan sõnastada. See on see vastus sinu küsimusele. Sa mainisid jutluste kirjutamist ja noh, see on ju sisuliselt asi, mida sa teed iga nädal. Noh, igal juhul teatava regulaarsusega. Mina nii täpselt ei tea, kas võib-olla mõni nädal jääb teinekord mõnel põhjusel vahele ja mõni nädal tuleb mitu pidada. See on natukene sarnane tehniliselt ainult tollele, mida ma ise teen, et ma igal nädalal kirjutan mingitest raamatutest ja soovitan neid, mõnikord tuleb see paremini välja, mõnikord tuleb see halvemini välja, aga ükskõik mida muud sa tahad kirjutada, igal juhul see teatav regulaarsus hoiab sind töös, et ma ei ole päris selline nulla dies sine linea vend, et mulle väga meeldivad päevad, mil ma ei kirjuta ühtegi rida ja näiteks lihtsalt võin terve päeva telekat vahtida või ringi jalutada ja puhastada aju või hoopis mõelda, aga mitte midagi kirja panna. Et päris iga päev minu jaoks, ma ei pea kirjutama. Ja ilmselt sinagi mitte, kui paljukest või kuidas hoiab sind just see niisugune teadmine, et jutluse pean ma niikuinii kirjutama, kuidas see hoiab sind teistsuguse kirjutajana töös või hoos või rõõmus või minekus. Jah, jutlus on natuke teine formaat. Meil on 2 korda kuus jumalateenistused, siis sinna vahele tulevad talitused, erinevad rõõmsad ja mitte nii rõõmsad talitused, mis on niisamuti, kus on tekst, eks ju, mida ma võib-olla ei kirjuta, aga mida ma loon oma mõtetes ja kõnelen. Ja edasi ka oli nõnda siis aastaid, et ma olin lubanud, et ma kirjutan korra kuus, kuni ma hakkasin ikkagi päris ära väsima, ei jaksanud. Kogudus kasvab, kogudus on elav ja tegus ja kõiksugused ettevõtmised, mis meil on, et see on päris suur. Ma ei saa salata, see on päriselt ka nagu enese sundimine. Ma mõtlesin siia sõites, et ma ei tea ju, mismoodi kirjanikel on, mismoodi päris kirjanikel on, et võib-olla nii, et ärkad üles ja sul on kohe mõtted peas ja istud ja sulg lendab ja arvuti all, need klahvid klõbisevad. Minul see asi küll nii ei käi. See on päris suur enesedistsipliin, et ma kirjutan edasile. Ja miks ma seda teen, ei ole üldse sellest, et mul oleks kangesti vaja kirjutada, tegelikult sugugi mitte. Kuigi mul on meeldinud. Üks põhjusi, miks mul arstiteaduskond omal ajal, üks põhjusi, miks see mul pooleli jäi, oli see täielik frustratsioon, et mitte midagi ei saanud ise kirjutada. Mitte ühtegi loovat lauset ei andnud kirjutada. Eks seal oli ka muid põhjuseid, miks ma loobusin. Nii et jah, mul see ilmselt ju sobib kuidagi moodi, aga ma kirjutan selle pärast, et mul on tunne, et seda on vaja inimestel või vähemalt, et mul on see ülesanne seda edasi anda, millest ma olen tohtinud Jumala armust osa saada. Et kui praeguses maailmas ka, kui sa saad, ma ei tea, kas kõik said täna öösel kella 4 paiku sõnumeid või?
droonidest. Ja siis hommikul järgmine, et ikka ei ole. Ja ma küll magasin südamerahus edasi, aga ma mõtlesin selle üle niimoodi päeva peale, et kui me elame sellises maailmas, kus hakkavad tulema öösiti sõnumid või päeval või selle kohta, et millest sa pead aru saama, kas sa pead varjuma, kas sa pead töö katkestama, kas sa ei pea katkestama, et selline maailm nagu see on. Ja kui ma olen kui ma tean, kust ammutada rahu, kui ma tean, kust ammutada julgust, mitte et see mul alati õnnestuks, mitte et ma alati seda suudaksin, aga kui mul on see teadmine olemas, kuhu ma pean minema, kelle külge ma pean ennast ühendama selleks, et leida julgust ja rahu ja rõõmu, mis on suurem kui selle maailma mõistmine või taipamine. Et kui ma seda tean ja sellest ei räägi, et siis see on vale. Et siis ma jään võlgu inimestele. Ma ei ole kunagi päris kindel, kas ma oskan seda nii teha, ma tahaks seda paremini teha. Mul on nagu kõhklusi, et päriselt seda loetakse ja päriselt kas nagu inimesed leiavad sellest midagi, aga see sund minu sees, et kui ma olen janusena leidnud allika ja jätan sellest teistele rääkimata, et siis see ei ole õige. See on see, miks ma kirjutan. Ma arvan, et see tähendab tegelikult seda, et sa oledki ikkagi kirjanik. Vaata, kirjanikke on ju väga-väga erinevaid. On selliseid, kes näiteks tulevad lava peale ja räägivad omavahel ja ma usun, et keegi ei eelda täna, et ma loeksin siin ette mõne oma luuletuse või sina loeksid ette mõne oma jutluse. Me räägime sinu raamatust ja natukene muudest maailma asjadest ja on neid, kes tahavad tulla lavale üldse mitte inimestega suhelda, aga aktiivselt ja aktuaalselt lugeda ette mõne oma uuema teksti ja siis kaduda. Ja on neid, kes on kodus ja kes tahavadki suhelda ainult välja antud, trükitud või olgu siis interneti pandud teksti vahendusel, aga kes ei taha kunagi elusa lugejaga suhelda. Sina kirikuõpetajana suhtled ju elusate inimestega maru palju. Samamoodi Joel Jansi raamatutes Rõngu pastor Aleksander Lents, tema võlu ongi nagu selles, et ta suudab suhelda ja sõber olla kõikidega, nii stakstega kui matsirahvaga kui läbiränduritega ja mul on tunne, ma võin eksida, aga ütleme kui kirjanik võib kuhugi kapselduda, siis kirikuõpetaja ilmselt ei saa, sest tema ülesanne ju tegelikult ongi rääkida nii maas lebava joodiku kui linna kõige rikkama tüübiga ja katsuda neil leida mingi ühisosa, teada, mis toimub hea või halb igasuguste inimeste seas ja seda kuidagimoodi paremaks teha. Või ma eksin? Muidugi mitte. Iseasi, kas need kirikuõpetaja just see on, kes kogu aeg räägib. Ma väga tahaks olla see kirikuõpetaja, kes rohkem kuulab ja vähem räägib. Aga eks sellega on nii ja naa. Ise on jällegi üsna raske seda hinnata. Aga see teiste kuulamine, teistega koos olemine on tohutu inspiratsiooni allikas. Ja see on niisugune asi, et sageli need asjad, mida ma kirjutan, saavad alguse mingisugusest mõttekäigust, arutlusest, mis mind natukene nagu kuidagi raputab või haiget teeb isegi. Või kuidagi nagu mõtlen, et appi, kuidas ma suudaksin seda seletada, kuidas ma saaksin seda sama minu jaoks nii olulist mõttekäiku
jumalast, armastusest, tõest, sellest maailmast, kuidas ma suudaksin seda teistmoodi siis seletada, kuidas see võiks kohale jõuda ja just sellised mõnikord niisugused nagu nõutust tekitavad olukorrad, mul on siin päris mitmeid inimesi koos, kellega me siin viimastel nädalatel oleme kas piibliringides või kusagil kokku saanud, te teate seda, et just sellised olukorrad, mis nagu selline tunne, et oota, et kuhu me välja jõuame, me ei jõua nagu õieti kusagile ja ma ei oska vastata, ma ei oska sellest nagu umbsõlmest kuidagi välja tulla, mille üle me praegu siin räägime, sest piiblitekstid ei ole kergesti mõistetavad tekstid ja me oleme vaiksel nädalal, kui me mõtleme suurele reedele ülestõusmispühadele, mis kohe-kohe ukse ees on. Need ei ole just niisugused asjad, et seletad ära ja siis kirjutad quod erat demonstrandum, mida oligi tarvis tõestada, eks ole, ja võtame järgmise lahenduskäigu ja vaatame selle läbi. Ja just sellised olukorrad, mis saavad sündida üksnes inimestega suheldes, on tegelikult need, mis on mul nagu ora minu sees lisaks Jaaneku tagant tõukamisele. Ma näen vaeva, ma mõtlen ja käin ja mõtlen nagu munas kana olen. Mõnes mõttes nagu need tekstid sünnivad, jutlused ka sageli, nagu sünnitusvaludes, nagu kuidagi nii hädas oled sellega, kuidas. Ma otsin seda viisi, kuidas seda taas ümber sõnastada, sest tegelikult teoloogia ongi ju see, et tänases päevas pead sa suutma mõelda, kuidas Jumal täna inimesteni võiks jõuda, kuidas ta täna saaks elustada või tervendada või julgustada või lohutada või suunda näidata või pimeduses valgust näidata. Ja mina olen tegelikult seal vahepeal Luter ütleb seda üsna nagu robustselt, toru. Mina olen toru seal vahepeal. Minu kaudu peab jõudma hea sõnum, rõõmus sõnum inimesteni. Ma ei tohi seal üldse väga nähtav olla, sellepärast on siuksed olukorrad nagu täna siin minu jaoks, see ei ole kõige mugavam olukord siin teie ees niimoodi olla, aga sest ma peaks olema lihtsalt üks toru, kellest voolab läbi sõnum, aga siiski nõnda, et see ei oleks see sama sõnastus, see sama viis, kuidas sellest räägiti 12. sajand või 16. sajand, vaid nõnda, et see meie tänases päevas 31. märts Anno Domini 2026 suudaks kuidagi jälle natuke üles tõsta, natuke lootust anda, natuke rõõmu teha, prioriteedid paika seada, mitte lasta ennast heidutada ja edasi minna. Selline on see töö, ma arvan. Ja ma usun, et see niisugune loovtöötaja töö ongi see ja ilmselt paljud on omandanud teatud käsitööoskused ja tihtigi see sellest algab, aga olen isegi mitu korda tundnud, et mingid asjad, mida ma siiamaani parimaks pean, et siis tuleb see toru tunne, et ma võin ju istuda maha ja hakata kirjutama ja vahel toru jõuab kohale, vahel ei jõua. Mingi tehniline oskus on olemas, ma võin praegu tellimuse peale kirjutada mingisuguse luuletuse, eks, aga teinekord on see, et sa pead istuma maha ja panema selle mingi teksti kirja ja siis ise ka niimoodi istud lõukripakil ja mõtled, et kust see raisk nüüd tuli. Ja see on nagu see, kui sa tunned, et sa oled osanud olla õige toru. Ma ei tea, või on see nüüd lollakas kommentaar? Ma ei tea, mul tuli vahepeal meelde see, kui sa ütlesid, et tellimise peale luuletusi. Mul tuli praegu meelde, kuidas see reaalkooli viimastel aastatel meie spordipoistele tellimise peale kirjandeid kirjutasid tahvelšokolaadi oli sinu taks. Teema anti ette ja nii palju kui oli neid poisse, kes hakkama ei saanud, Karla muudkui kirjutas neid šokolaadi eest. Eks see oli nende oma asi, kui palju nad suutsid meelde jätta, aga ma panin neile mingisuguse narratiivi paika ja vähemalt oma 4 said nad kätte. Et jah, ja loomulikult, kui sulle on antud mingisugune oskus, ükskõik, kas sa oskad sepatööd teha või koodi kirjutada arvutis või näiteks sõnaga heaste ringi käia ja kui sul õnnestub sellega mingisugust elatist teenida, siis
väga tore. Ega ma ei tahaks kuidagi praegu 54-aastasena minna ja hakata sepatööd õppima, sest esiteks ma tean, et minu manuaalsed oskused on alati kehvavõitu olnud, ma ei ole seda vineerist põrsast osanud isegi 3. klassis välja lõigata midagi hästi või midagi sihukest. Aga on jälle mingid teised asjad, mida olen osanud mina ja on mingid asjad, mida oskad sina ja mingis osas need kõik asjad kattuvad ja ma arvan, et näiteks raamatud on tegelikult üks niisugune äge asi, et jupphaaval, tükkhaaval üksteisele ja kõigile muudele müüme oma usud ja tõed, nagu kirjutas Paul-Erik Rummo või umbes nõnda, aga me vähemasti pakume neid neile välja. Ja raamatud on selles mõttes ühine asi ja seda on hea öelda raamatupoes, et olgu, näiteks minule ei meeldi, ma ei tea mitte midagi balletist või ooperist ja mitmest muust kunstivormist. Ma tean, aga ma ei naudi neid. Aga raamatute puhul on see asi, et raamatuid on kõigest. Neid on kirjutatud balletist, neid on kirjutatud ooperist, neid on kirjutatud tapmisest ja sündimisest ja sünnitamisest ja luuletamisest on kirjutatud raamatuid, rääkimata, et raamatuid endid on luuletatud. Raamatuid on olemas kõigest, sellepärast ma pean sõna ja kirjandust selliseks põhiväärtuseks ja eks alguses olnud ju sõna, võib-olla oli midagi veel, ma ei tea, äkki sa tead paremini. Sest sa tegid ju ka terve hulga väga vägevaid sõnu ja kui me võrdleme seda, piiblis oli 66 raamatut, eks ole, mina ei oska öelda, need lood siin sees, oleksin pidanud need ka kokku lugema. Aga kas see on nüüd üks raamat või on see tegelikult mitu raamatut, ta on 3 jaotatud seest poolt, eks. Aga igal juhul on ta sõna, mis soojendab inimest ja annab võimaluse õppust võtta. No sellega on niisugune kummaline lugu, eks. Teoloogiaga üldse jumalast kõnelemisega. Karl Barth on seda öelnud, et see on, eks teisigi kirikuisasid on seda tõdenud, et meil on antud ülesanne sõnastada sõnastamatut. Et see tegelikult teed kogu aeg midagi, mis on võimatu. Panna sõnadesse Jumalat, panna sõnadesse tõde või armastust, igaüks meist, kes meist armastab, teab, kui ilmvõimatu on seda tegelikult sõnadesse panna. Iialgi sa ei püüa seda sõnadesse, ei fikseeri seda sõnadesse. Ja see ülesanne on samas meile antud, meil on vaja, me peame üksteisele tunnistust andma sellest allikast, mida me leidnud oleme või sellest tõest, mida me aimame, mis ei ole meie käes, mis ei ole kunagi viimselt meie käes, mida me ei valda või ei halda, me ei ole nagu tõe haldajad, eks ju, ka vaimulikud mitte, ka teoloogid mitte. Ja selles mõttes on see niisugune kummaline asi, et sa püüad sõnadesse panna ja samal ajal peab kogu aeg endale aru andma, et see on suurem kui sõnad, sa ei saa seda sõnadesse vormida ja samas sa ei pääse sellest kohustusest seda teha. Ja see oleks nagu üsna siuke skisofreeniline õudne olukord, kui ma ei teaks seda, et tema tegutseb oma tahtsi edasi. Ja see on mul lootus ka, kui ma ei tea vaata seda, et kas keda see soojendab, keda see mõnigi lugu võib ärritada hoopis tükis, lihtsalt selle kommentaariks vahel, et need on 5 aasta jooksul kirjutatud lood ja taaskord Jaanek tegi nendest valiku ja ütles, et need on need, mis siia sisse lähevad. Ma isegi mul ei olnud nagu väga kaalumiskoht, ega äkki võtame midagi muu. Ei olnud ka aega mul väga kaaluda, Jaanekil oli see valmis, et need lähevad 5 aasta jooksul sündinud lood. Õnneks me nii palju vist olime õppinud, et nüüd on kuupäevad kõigil juures, et nagu saab aru sellest, et oota, see on mingisuguses ajas, mingis konkreetses olukorras sündinud, eks nüüd on võib-olla, mitte võib-olla, nüüd on täiesti teine aeg paljuski asjades, paljud asjad on muutunud, eks. Aga jah, see on asi, mis on tegelikult nagu ülesanne meile kõigile läbi kogu elu
püüda sõnastada sõnastamatut. Me ei pääse nagu sellest sõnadesse panemise sunnist või vajadusest, sest me oleme mõtlevad inimesed. Ja see ei tähenda seda, et tegu ei oleks tähtis, eriti kui me räägime armastuse tegudest ja halastuse tegudest, eks. Et kahtlemata sõna sai lihaks, sõna sai teoks. Jumala sõna ei jäänud lihtsalt mingisuguseks lobisemiseks, mingisuguseks verbaalseks pidevaks, lobaks, eks ju. Et see sai väga konkreetselt lihaks, kehastus. Aga samas jah, kuna me oleme mõtlevad inimesed, siis me otsime sõnu ja püüame väljendada igal ajal uuesti ja uuesti. Igavesi tõdesid kogu aeg uuesti. See on see põnev asi. Tead, me oleme omadega nii kaugel, et me peame vaikselt hakkama otsi kokku tõmbama, aga ma mõtlesin, et mul on piibel ka tegelikult kaasas. Igaks juhuks peab olema, aga vaatame korraks kriminulli sisse, tuleb jälle prille vahetada. Tead, ma loen ette midagi sealt. Sa ei tea ju, mida lugeda. Ma loen siit selle Rõnguroimade 3. raamatu lõpu otsast ilusa lõigukese ja pärast õhtul, kui ta õunapuuaias piipu tegi, vaatas Lents taevasse ja püüdis leida seda rohelist tähte, et kartmatult saatanale silma vaadata. Kuid taevas oli pilves ja isegi kuu kumas nagu läbi paksu vati. Lents püüdis seda siiski leida, ent andis siis alla, sest mis tähtsust saab ühel tähel olla. Peagi tuleb öö järel uus päev, päike tõuseb oma kohale ja varjutab kõik tähed, olgu nad rohelised või valged. Niisamuti on ka saatan alati meie kõrval, aga Jumala looming on lõpuks ikkagi mõõtmatult suurem. Et minu meelest oli see ilusti öeldud ja nüüd ma koogin siit välja selle piiblis oli kõige väiksem variant, mis mul kodus oli ja mu poeg oli selle just, või poeg küsis mu käest, et kas ta võib selle välja laenata ühele klassivennale, et kellel ei olnud kodus. Ja siis muidugi ma ütlesin, et muidugi ta võib ja et kui tahab, et küll siis hangib ta lõue. Mul on igal piiblil väike oma lugu taga, et ma naljalt ei kingi riiulist ära. Aga siis ma avastasin, täna võtsin ja tegin ta lahti. Siin oli vahepeal üks kummaline kleeps. Ja nüüd ta muidugi ei tule kohe välja, kui mul seda vaja oleks. Mul on nagu George W. Bush, mul on raamat valepidi ees. Paned õiget pidi, kohe leiad kleepsu, mis oli vahepeale pandud järjehoidjaks ja mina ei olnud seda kleepsu näinud enne. Siuke kleeps oli, kui peale oli kirjutatud, aga miks? Ja siis ma vaatasin, et kuhu kohta, ilmselt siis poja sõber oli pannud, aga miks? Ja see oli ilmutuse raamatus, seal kuskil ilmutuse 2, 3 ja 3, 4 vahepeal. Ma vaatasin seal terve hunnik kirjasid igasugustele kogudustele ja nagu leitmotiiv on kõikide nende lõpp, et kellel kõrv on, see kuulgu, mis vaim kogudustele ütleb. Ja niimoodi tükk aega järjest lõpevad lõigud sellega ja selle koha peal oli kleepekas nimega aga miks. Ja ma tõmbaksingi enne küsimuste esitamise võimalust kokku selle jutu sellega, et kel kõrv on, see kuulgu, mis vaim kogudustele ütleb. Ja ma arvan, et
et paraku, Annika, oled sina see, kes praegu esindab seda vaimu ja teie, head sõbrad, olete kogudus. Mis vaim kogudustele ütleb? Hea, et mul mingit klaaskuuli ei ole niimoodi kätte antud, nagu need Theodori silmad või midagi sellist, mille peale siin mõni päev tagasi vaadati sellistel puhkudel. No ja, see ei ole ju, taaskord see ei ole ju midagi uut, see on jätkuvalt see, et ära karda, sest ma olen võitnud ära kurja, ma olen surma ära võitja ja ma olen sinuga. Ja kui sa mõtled sellele, et sinuga on iga päev, iga tund surma ära võitja, kes on suurem kui kogu maailma kurjus, siis ei ole ju viimselt põhjust karta. See ei tähenda seda, et see oleks mingi kerglane, ära karda, eks ju. Aga viimselt ja just see võib-olla, et me oskaks eristada neid asju, mis on ajutised. Ja taibata, et nende üle on see, mis on viimselt suurem, mis on igavene, mis on mõõtmatult suurem. Ja see on meiega, see on ka meie sees ja meie üle. Et see kannab meid läbi ja see muudab tohutult palju. Meil oli eelmine nädal üks arutelu selle üle, et mis see muudab, kui ma tean, et Jumal on minu kõrval. Et mis see muudab, kui olud ei muutu. Ja sellega on vist nõnda moodi, et kui su kõrval on mingi suvaline võõras jorss, mingisugune suvaline tüüp, siis tõesti ju, kui sa oled ise väga-väga haige või oled surivoodil, siis mingi täiesti suvalise tüübi kõrvalolu ei muuda mitte midagi. Aga kui see on keegi, kelle sa oled endale lähedale lasknud, keegi, kes sind armastab, kes sind päriselt armastab, kelle armastuses sa võid lõputult kindel olla, kui see on veel surma ära võitja ja ta on sinuga, sinu pimeduses, sinu kuristikes, sinu valudes või sinu surmatunnil su juures. See muudab tohutult palju. See muudab tohutult palju. Sa võid ahastada, sa võid olla leinas ja me olemegi, kui me kaotame, kui me surmale alla jääme, kedagi oma lähedast kõrvalt kaotame. See lein on väga-väga-väga suur. See ei ole kristlaste jaoks kuidagi väiksem. Aga kusagil su kukla tagasagaras, kusagil su südames hoppis on see teadmine, et viimselt ei ole sellel ei ole nagu viimset sõna. Et sinuga on see, kes kannab teid kõiki läbi, meid kõiki sellest kaosest, sellest hävingust läbi ja tema sõna jääb kõlama ja tema ise jääb püsima ja sina tema sees. Ma arvan, et see on see, mida vaim meile ütleb ja kokkuvõttes on see, et ole julge, ära karda. Suur aitäh ja kui on nüüd küsimusi, siis on aeg küsida. Mul oli kohe natukene hirmus hakkas, tähendab, et Annika tõi selle surma ja leina sinna juurde. Paraku homme tuleb meil üks ühine klassivend ära saata. Võte, me oleme vaikses nädalas, see on see asi ka, et see on... Et need teemad on meil õhus ju kogu aeg keegi sureb ja me teame seda, et ka noored ja lapsed ja keskealised ja vanad ja me püüame sellele mitte mõelda, kui vähegi saab ja vahel ei saa, aga siis on see suure reede ja ülestõusmispühade sündmus sinu ees. Muidugi võib sellele silmad kinni panna, aga see on nagu lihtsalt nii hämmastav, nii arusaamatu. Kogu see ristilöömise teema ja surma teema ja kannatuse teema ja siis on võib-olla vaja seda, et me sellele otsa vaataksime ja seda püüaksime mõista, millest see meile kõneleb. Eks ja klassivennale mõeldes ja meile kõigile mõeldes on see ülestõusmise valgus see, mis kumab läbi, ikkagi kumab läbi kõigele vaatamata. Sellepärast tõin sisse. Aga rõõmuga ootan mõnda küsimust.
ma tean, et kui inimesed kirjutavad, siis neil on tavaliselt mingi lugu või mingi nagu teema, mis nagu neid rohkem kõnetab. Ja ma tahtsingi küsida su käest, et kas sul on mingi nagu artikkel või teema, mis on sulle nagu eriliselt kuidagi korda läinud või mis sulle nagu väga meeldib? Ma kirjutan nad ära ja siis nad jäävad selja taha. Ja kui Janek mulle saatis siin pool aastat tagasi või millal selle kogu neid tekste, siis ma lugesin ja ma olin täitsa imestunud, et sellised lood on olemas. Päris huvitav oli nagu, mina kirjutasin või. Ja nad ei jää mul väga meelde. Välja arvatud juhul, kui ma olen kellestki teisest väga inspiratsiooni saanud. Praegu istub Jane, mu armas kolleeg, mu kallis Järva-Madise kolleeg Jane Vahin seal. Kui sa andsid mulle oma pastoraadi 3 päevaks ja ma eelmine suvi augustis puhkasin seal. Ma tõesti lihtsalt puhkasin niimoodi, et kirjutasin edasi artiklit, see on sageli mu puhkus, eks ju. Siis ma lugesin paar raamatut seal läbi, üks oli Pirogovi mälestused ja kuidagi sealt sain inspiratsiooni ja teadsin, mitmed killud tulid kokku ja ma kirjutasin selle loo. Ma mäletan praegu rohkem seda Pirogovi mälestusi, eks ju. Samamoodi ma nägin siin sisukorras on üks Albatrosside lend. See oli koguduse raamatukogus leitud Eesti-aegne Eesti-aegse kirikuõpetaja, oli see nüüd tallmeister või ei olnud, kaks kirikuõpetajat olid, kes olid üsna kontroverssed, ELK-sse ei sobitunud, näed kui tore, et ma just see oli teine neist, Voldemar Kuljus, kes oli Iisaku koguduse õpetaja, tegin väga õige koha pealt selle lahti. Tema jutluste kogu lunastatud albatrossid, eks ju. Ja see oli nii võimas ja siis ma seda väga palju siin tsiteerin, et ma ei mäleta nagu oma lugusid, ma mäletan seda võimast kogemust, mis ma saan millegi lugemisest, mis siis paneb mind jälle edasi mõtlema ja kirjutama, et umbes nii see käib. Ja. Aga eks nendest asjadest kirjutamise õhus on või mis mind kuidagi, nagu ma ütlen, mis nagu puudutavad, riivavad, liigutavad ja siis läheb elu edasi. Aitäh! Aitäh! Minul oleks küsimus rituaalide kohta, et kas sul on ka mõned rituaalid kirjutamisega seoses? Aitäh! Aitäh, Pirko! Peamine rituaal on see, et tuleb hakata kirjutama. Sest ma võin nagu munas kana käia ringi päevi ja teada, et ma pean kirjutama, mul on tähtaeg kukil, ma pean kirjutama. See oli 2 aasta tagasi, kui ma käisin Saksamaal, seal Lõuna-Saksamaal, kus ma aeg-ajalt saan käia Saksa kirikuõpetajate täienduskursusel. Meil oli üks imetore harjutus, mis seal anti. Me võtsime mingisuguse suvalise rulli nagu loosi ja ei tohtinud seda lahti teha, vaid pidime selles väikeses Pullachi linnas suvalises suunas minema kõndima. Meil oli täpselt ette antud, kui kaua me kõnnime. Oletame, et see oli 4 minutit, 30 sekundit pead see kõndima ja siis kuhu sa jõudnud oled, seal teed sa selle rulli lahti ja loed, mis on su kirjutusülesanne ja siis kirjutad. Ja mina olin mingisuguse 3-kordse maja prügikonteinerite selle hoidla juurde parasjagu jõudnud ja selles kohas pidin ma sellel ette antud teemal kirjutama. Ja ma eluks ajaks nagu püüan omal selle meelde jätta, et mis siis teha tuleb hakata kirjutama. Eks? Et see mul nagu muid rituaale väga ei ole ja ma meenutan omale seda kogemust, see oli niivõrd vabastav ja võimaseks, et tegelikult ma võingi jääda muidu ootama seda, et Pegasust või inspiratsiooni või mingit eks tuleb ühel hetkel lihtsalt hakata kirjutama. Kas pole ka nõnda, mulle on küll väga sageli tundunud, et on, et selline prokrastinatsioon ja edasilükkamine on selles mõttes tohutult tootlik, et kui sul on mingi asi, mis sa tead, et see tuleb ära teha, sa õudselt ei taha seda tegema hakata ja sa lükkad seda edasi, et selle aja jooksul jõuad sa ära teha terve hunniku asju, mida sa muidu poleks üldse ette võtma hakanudki. Ja siis, kui see hunnik on valmis, siis on kuidagi nii hea tunne, et siis see edasi lükatud asi tundub, mis see koera sabast nüüd siis üle minna? Sellest võib siis arvata, et sul on väga puhas ja koristatud kodu, Karla, eks ju? Vaimses mõttes mõnikord on.
ja füüsilises mõttes võta nüüd kinni, ega tolm langeb omal kiirusel, selles suhtes ei saa sa mitte midagi ette võtta. Sa pead selle aeg-ajalt ära koristama ja siis mõnikord teed sinna märke tolm. Ja siis kui vaatad, et see märge on veel sügavamaks muutunud. Ja see on tegelikult vaimselt ka täpselt samamoodi, aga lihtsalt nõudepesuga on sisuliselt sama. Mõnikord on õudselt vahva, et võtad ette, lihtsalt pesed nõusid ja mõtled samal ajal mingit kolmandat mõtet ja siis on ühe korraga on mõte valmis ja nõud pestud, eks ole. Aga igal inimesel on neid, ma arvan, selliseid asju päris palju erinevaid. Ma vist ütlen siia ühe lõpumõtte juurde. Ennem kusagile ta mul kadus niimoodi, mõte läks mujale. Ja miks ma väga ei põe selle raamatu pärast, ei ole varem põdenud ja ei põe ka edaspidi, see lihtsalt on sündinud suuresti tänu Jaanekile, ma isegi, ma ütlen, ma ei ole taga ju üldse raamatuga vaeva näinud, küll nende lugudega. Aga mul on see usaldus, nii nagu ka jutluste puhul, teate, mida ütles Luter, kui ta jutluse ära oli pidanud või mida ta mõtles. Seda ta kusagile kirja pannud, et kui sa oled oma jutluse pidanud, siis ära enam põe. Siis anna ülejäänud kõik Jumala kätte ja ise võta üks õlu. Ütlen mina, kes ma õlut iseenesest ei armasta, aga ma tuletan endal seda alati meelde ja miks see julgus nagu on tegelikult sellepärast, et vaata, ta ajab sinuga ise oma asja. Mina kui toru olen püüdnud edasi anda seda, mis mul on tundunud oluline, aga see, mis kellegile kohale jõuab, mis mingil hetkel, mis koha sa lahti teed selles raamatus, mida sa loed, mis sulle vajalik on. Ma nagu täitsa usaldan seda, et ta ise toimetab sinu juures seda asja edasi ja mis on sul sellel hetkel täielik jama, et sa üldse ei näegi seda või läheb sust mööda ja mis sul sellel hetkel äkki vajalik on ja võib-olla palju sügavamal kombel, kui mina seda iial sõnastada olen suutnud, annab tema sulle kätte. Et selle usaldusega ma nagu lasen oma tekstid niimoodi minna, et Jumal, ma olen nüüd teinud poolik inimene, nagu ma olen, toru niisugune, nagu ma olen ja sina nüüd vaata, aja oma asja oma inimestega, oma lastega rahulikult edasi.